Tere, käes on kolmapäev ja eetris on autominutid. Täna anname nõu, kuidas reisil olles autot rentides mitte petta saada ja millist eeltööd tuleks enne reisile minekut üldse teha. Jääge meiega, autominutid alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Välismaal auto rentimine võib olla suur peavalu, sest rendifirmasid on palju, hinnad on ahvatlevad, kuid tihti ei pruugi saada isegi ligilähedast internetist reklaamitud päevahinda. Lisaks sellele püütakse kliendile maha müüa kõikvõimalikke kalleid kindlustusi, mis võivad olla kaetud juba rentniku krediitkaardiga kaasneva kaitse või reisikindlustustega. Palju maailmas reisinud tehnoloogiaekspert Hans Lõugas teab, kuidas leida välismaal parima hinnaga rendiauto ja kuidas rendifirmad teenivad lisatulu kliendi ebakindlust ära kasutades. Reisile minnes oleme pisut võib-olla närvis ja muretseme. Võõras kohas, võõras maal, võõras keeles saame enda kasutusse suure uhke auto ja äkki sellega juhtub midagi. Ma pean mu reisi eelarve puhkuse kulud lähevad oluliselt suuremaks. Ma muretsen ja selle mure pealt nad üritavadki teenida igasuguste lisatasudega. Lõugase sõnul on autorendifirmad erinevate kindlustuste väljamõtlemisel väga leidlikud ning kui sa pole lepingut lugedes piisavalt tähelepanelik, võid ühtäkki avastada, et oled tellinud endale näiteks auto põhjakindlustuse või iganenud, kuid väga kalli GPS-seadme. Kindlustus saab kõik võimalikke asju. Alates sellest, et sa tellid kogu riskikindlustuse, mis peaks sulle ütlema, et kui ma selle ära maksan, siis ma rohkem ei pea millegi pärast muretsema, juhtuga mis juhtub. Aga siis tuleb välja, et sa pead otsima ka veel näiteks auto värvkattekindlustuse, klaasikindlustuse, rehvikindlustuse, auto põhjakindlustuse. Kuidas me seda kõike vältida saaksime? Mina kasutan sellist trikki, et ma vaatan teist inimeste teatud arvustusi, sest inimesed on väga varmalt valmis jätma kommentaare, kui neil on neid halvasti mõne firmaga, aga tegelikult ka seda ka, kui hästi läheb. Lõugase salarelv parima rendifirma leidmisel on populaarne kaardirakendus Google Maps, mis kuvab nii ettevõtteid kui nendele antud hinnanguid. Zoomin sinna peale lennujaama ja juba Google Maps toob välja autorendi ettevõtted, kes seal lennujaamas tegutsevad ja inimesed jätavad sinna samasse Google'i keskkonna, mida saab Google Mapsist lugeda iga autorendi firma kohta siis kommentaare ja on kohe näha, kui näiteks mõnel ettevõttel on ikka väga palju halba kommentaare. 1-2 inimest ikka juhtub, neil oli mingi halb kogemus, halb teenindus, midagi halvasti. Lõugas soovitab kasutada tuntud rendifirmasid, kes pakuvad turul õiglast hinda ja kelle teenuse kvaliteet on aastate jooksul välja kujunenud. Alati ei pea võtma sellelt suurelt ettevõtjalt, võib ka mingilt väikselt võtta, aga see on sama asi jällegi, et mitte kasutada neid vahendajaid, kelle kohta öeldakse agregaatorid. Nad võtavad selle automaatselt hinnapakkumised kokku, viivad sulle edasi ja tundub see hea, aga jällegi, kui on häda käes reisil, sa ei tea, kellele helistada, telefonid ei vasta või sul on vaja teha kauge kõne kuskile Iirimaa kõnekeskusesse ja see on asi, mida ma ei tahaks mitte kellegile soovitada puhkuseks. Teisi maid avastades pakub täiendavat turvatunnet reisikindlustus, millel on rendiauto omavastutuse kate. Easy reisikindlustuse vanemspetsialist Monika Kaste soovitab rendiauto enne vastuvõtmist põhjalikult üle kontrollida ja fikseerida kõik nähtavad puudused. Kindlasti teha tiir ümber auto ja vaadata, mis olukorras see auto on. Panna kirja, teha pildid kõikidest kahjustustest, mis on kohe näha, sest on olnud juhtumeid, kus pärast öeldakse, et see kahjustus nüüd tekkis, aga tegelikult oli ta võib-olla juba auto rentimisel olemas. Siis enne reisile minekut, kui reisikindlustus teha, siis meil on hea võimalus või osad seltsid pakuvad sellist kaitset juurde nagu rendiauto oma vastutus, mida saab koos reisikindlustusega valida, lisaks teistele lisakaitsetele. Ja see kaitse nüüd annabki kliendile kindlustunde ja võimaluse kaitsta end selle eest, kui rendiauto rentimisel on kehtestatud oma vastutus ja auto tagastamisel nüüd rendifirma seda nõuab. Kaste sõnul pole rendiauto omavastutuse kindlustus soodne, kuid seest väga kasulik, kuna aitab vältida ootamatuid suuri väljaminekuid. Kui tavaline reisikindlustus võib olla siin nädalasel reisil inimesele maksab olenevalt nüüd, mis kaitsed on valitud ja võib-olla 20 €, 30 €, siis ta lisab sinna 100 € kanti juurde. Aga siiski need 3 kaitset, mettabi, reisitõrge ja pagas ja nüüd siis rendiauto rentimisel. Rendiauto omavastutus, need võiks olla valitud.
välismaalt auto rentimine võib olla reisi üks olulisemaid ja keerulisemaid etappe, kuid põhjalik eeltöö aitab vältida ebameeldivaid üllatusi ja nautida puhkust täiel rinnal. Sellised olid Autominutid. Ilusat suvehooaja algust ja kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.